Harjumaa noorte seas on kõige populaarsemad tegevused pärast kooli trenn ja sport. Neid mainisid üle poole vastanutest. Lisaks õpitakse ja ollakse telefonis, mida tehakse aga selgelt vähem kui trenni. Paljudele meeldib ka lihtsalt õues liikuda ja jalutamas käia. Kui Harjumaa noored saaksid vabalt valida, tahaksid nad rohkem teha sporti ja muid aktiivseid tegevusi. Mõned noored tõid aga välja, et nende kodu lähedal ei ole piisavalt trenni ja huviringi võimalusi, kuhu minna. Samuti soovitakse rohkem aega veeta sõpradega ja puhata. Peamised takistused on koolitööd, ajanappus ja transport. Paljudel kulub palju aega koolis koju sõitmisel ning bussiühendused ei ole alati head. Probleem ei ole ainult tegevuste olemasolu, vaid ka see, kuidas pärast kooli koju, trenni, huviringi või sõprade juurde saada. Üks noor kirjeldas näiteks, et tavaliselt ootan ma mingi aeg koolis, siis lähen bussile, sealt teisele bussile, sõidan koju, söön õhtust, teen kodutöid, vaatan YouTube'i, panen järgmise päeva asjad kokku, käin pesus ning lähen magama. Teine noor aga ütles, et enne kui autojuhiload sain, oli probleem kodus kaugemale saamisega, sest minu kodukohast ei sõida maakonna bussiliin. Lähim peast on 7 kilomeetri kaugusel. Õnneks olid mul enamasti vanemad kodus ja nõus mind sõidutama.